Tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Täna tuleme eetrisse sellisest eksootilisest kohast nagu Põltsamaa. Hea meel tõdeda, et Põltsamaal täna toimumas suur võrkpall, kui kodumeeskond, täna siis Audentese Solarstone kodumeeskonnana võõrustab Bigbank Tartut ja kindlasti kohalikule publikule Maiuspala. Tänast mängu kommenteerivad Rando Soomeja koos minuga Marko Uusküla, kohalik Põltsamaa spordiklubi või võrkpalliklubi eestvedaja. Tere, Marko! Tervist kõigile pealtvaatajatele! No, palju publikut on või oskad sa hinnata, et saal on nagu hakkab olema täis, et pigem palju või vähe? Ütleks, et päris hästi on ja ma usun, et tuleb juurde ka veel. No, kas sa mäletad, kas siin üldse nagu mingisugust meistriliiga mängu Põltsamaal kunagi on peetud, ükskõik mis alal, on sul mingid meenutusi? Ja siin täpselt samas saalis 10 aastat tagasi mängiti Schenker-liigat, nii et ei ole siin ainult olnud esiliiga mängu, vaid oleme ka kõrgemal tasemel mänge siin ära saanud mängida, kuigi lagi on natuke madal, aga saame hakkama, ma arvan, sellega. No juubelimäng siis 10 aastat esimesest mängust. Ja loodame, et mitte siis 10 aasta pärast uuesti. No loodame. No Elme Messer, Balti liiga, viimased mängud on, nii-öelda viimased mängud, lõpupoole oleme. Tartu jaoks oluline noortemeestele Audentese Solarstone'ist, samamoodi oluline ennast heast küljest näidata, et nende jaoks on play-offi paik läinud, koht läinud, küll aga Tartul on tegelikult ju kõik veel lahtine. Jaa, kindlasti siin koht just noorte poiste jaoks iga mäng on ju nii oluline, eriti sellisel tasemel, et siin ei ole midagi kaotada, pigem iga mänguga võidetakse ainult. No tänased kohtunikud, ütleme ka ära, Ukurummi ronib sinna pukki üles ja all on Imre Käpa. No vaatame, Marko, keda sealt saadetakse platsile. Rasmus Meius, number 1. Soomlasest sidemängija Saku Toomivaara. No noormees Tobias Louis Lafranc. Kindlasti Robin Rohula, number 19. Rico Varlau. No natuke kohe on näha, et alustab natuke nagu teise koosseisuga. Jaa, natuke noorema sisuga võiks öelda. Mart Naaber. Aga tõsteti seda sisu kohe. Karl-Erik Läänaru läheb siis liberona ja seal oli Mart Naaber vahepeal. No Rikberg ütleski ju enne mängu, et võimalusel annab põhimeestele puhkust, aga väga tõsiselt ikkagi võtab seda mängu. Jaa, kindlasti, et mäng on ju kindlasti suure tähtsusega, aga kas just see koht on, et aga jaa, nüüd Audepoisid tulevad Mati ka peale. Juus, Patrik Saimre. No Mati Juus on üks nendest, kes Audenteses ei õpi enam, küll on aga seal mõned aastad tagasi õppinud. Patrik Saimre tuli ja Mart Vahter, Regan Rohumets, sidemängija, Võrupoiss. Alex Antsi, Antsla vallamees. Mark Norman Soome läheb siis diagonaalina täna platsile ja Arto Lepamets, liberomängija. Peatreener Lauri Sietselnieks, teine treener Sten Vahtras ja oleme vist võlgu Alar Rikbergi nime peatreenerina ja Andrei Ojamets, keda me täna siin ei näe. Täna Andreid ei ole, jah. No mis sa arvad, kuidas on? Tegelikult Tartu on selge favoriit, eks ju? Ma arvan, et siin heal päeval võib kõike juhtuda, ütleks niimoodi, et noori poisse ei saa kindlasti maha kanda, et tuleb, ma usun, et tuleb üks põnev mäng. No noortel poistel on siis kokku 3 punkti, võideti Ekapilsi, üks väga oluline võit ja tänavu, nagu juba enne öeldud, play-offi asja ei ole, aga kogemusi seda rohkem. Kindlasti. Seda rohkem tuli. Regan Rohumets paneb palli mängu. Lafranc võtab vastu. Ja tuleb esimene punkt siin Audentese Solarstone'ile, kui number 19 Robin Rohula ründas Trossi. Regan jätkab. No täna on puudu siis Audentese Solarstone'il võistkonna kapten Kaspar Timusk, kellel on põlvevaevad ja kuuldavasti ka homme operatsioonile, ta on minekul, nii et soovime Kasparile kindlasti kiiret operatsioonist toimumist, kui selleks läheb ja Regan Rohumets lööb ässa. Ja hästi keeras sinna nurka välja, et oli näha, et see hüppelt serv ka natuke planeeris õhus, et
no kas Tartul võib, mis sa Marko arvad, võib ka olla natuke, et lähevad mütsiga lööma noorte poiste vastu, et küll siit tuleb? Ei usu. Ma arvan, et ikka hoitakse siin täna seda klassi ka ikka. Ja me kõik ootame tegelikult, et tuleks ka Tartu poolel Põltsamaa oma mees platsile, et vaatame, kas me seda hetke näeme. Ja Mart Naaber sealt ilusti üle 2 ploki sellise kõrguse pealt, hea lihtne teha ka nüüd natuke. Põltsamaa oma mees on siis Jakob Vilhelm Maikalu, kes on sidemängija ja tõesti väga tahaks seda meest platsil täna näha. No loodame, me ise kõik ootame, et ma arvan, et see enamus publik, mis see saali on tulnud, on ka sellepärast, et Jakobit oodatakse siis väljakul näha. Ja Mart Vahter praegu ripub seal ja Saaremaa mees lööb selle palli nagu naela siia. Põltsamaa, no teie saalimeistril on tööd siin, et vaata, et põrand katki ei lähe. Jaa. Ei saanud praegu Mart oma käsi sinna vastu ilusti kuidagi. No kuigi pikkust on küll mehel. 2 meetrit ja nüüd ütlen peast, võiks olla 0,9 või midagi sinna kanti. No pikk mees. Ütleks 2,13. Lausa, jah. Saimre serv. Ilusti võetakse üles. Saimre tõstab Soomele. Ja nüüd viskab ilusti Soome kätest selle õnnega pooleks, aga punkt tuleb Audentes Solarstone'ile. Ja oleme seisus 4-1. No Patrik Saimrel on tegelikult mitmekülgsed servid, et ta suudab nii hüppelt kõva servi lüüa kui ka planeerivat ja selline mitmekülgne mängumees. Võrgu kaudu. Ei jää maha Mart Naabri, aga no muidugi Mart Naabri-sugune plokihunt, seda tuleb nagu seal natuke peljata, et vaatasin, et Mart on seal edetabelites ka suhteliselt ikkagi plokikunn ütleks. Selline plokikunn vähemalt, äkki oli Lõuna-Eesti plokikunn vähemalt. Lõuna-Eesti plokikunn kindlasti, jah. Ai. Praegu hakkas nagu Patrik Saimre seda palli auti laskma, kui Rasmus Meius servimas oli. Korra vist kõhkles ka siin natuke, jah. Ja Rasmus Meius jätkab. Juusile. Otsitakse Soomet. Ja leiab sealt. Ja selle naabriblokki mõlemalt poolt tasub seda vältida. Sealt Mart ikka karistab kohe ära. Sealt tasub vältida. Seal Mart ikka mõnuga lustib. Nii lihtsalt tehakse siis. Mart kohe ikka karistab ära. No kui tekib küsimus, et miks mängitakse tänast mängu siin Põltsamaal, tuleme selle juurde õige pea tagasi, kui järgmine situatsioon on, siis räägime sellest. No Saimre ei saa praegu servi vastu. Ja Meius pani siin hea ässa. Tabloo näitab 5-4 Tartule, et tundus alguses Audentes Solarstone sai hästi minema, aga nüüd on löödud sisse mõned ässad. Kiire, ei saa Juus maha palli. Veel Juusile. Ja nüüd lööb Mati Juus ära. Nagu öeldud, siis Mati Juus üks nendest 2 mängijast, kes ei õpi Audentesest, teine on Mart Vahter, kes läheb ise servima. Kui siin jäi jutt pooleli, et miks on Felix hallis siin Põltsamaal mäng, siis nii Audentes Solarstone'i kui ka üldse Eesti võrkpallis väga oluline toetaja Moreen OÜ nimelt asub siin Põltsamaal oma peakorteriga ja ka selle Moreeni pealik Märt Mauren on ise täna kohal ja kindlasti elab kaasa suurele võrkpallile, nii et hea, et tuleb ka väiksematesse kohtades tippvõrkpalli. Jaa, kindlasti. Võrkpalli populariseerimise pärast seda ju ka tehakse, et võrkpall on tegelikult väga äge mäng. Ja nüüd jääb Alex Antsi, kes on pikk mees, aga veel pikem on seal teisel poolel. Jääb hätta Mart Naabri blokeerimisega. Jaa, eks siin natuke siin game'i alguses on see kohanemine selle saaliga ka, et ega siin just kõige valgem tegelikult ei ole. Võiks natuke valgem olla, aga küll siin harjutakse paari punktiga jälle ära. Kõige kõrgem ka ei ole, et see saal, aga ma arvan, et tegelikult on täitsa mõnus siin mängida. Tuuakse pall mängu, hästi võitlevad noored mehed.
nüüd natuke ebakõla. Võrumehed omavahel seal Antsi ja Rohumets. Ja lööb Juus selle kõrgelt maha. No oli võitlust. Oli. 7-6 on Solarstone, Audentes Solarstone läinud juhtima ja Mark Norman Soome, 16-aastane, 198 sentimeetrit pikk, läheb servima. Sellised pikad rallid, mis lõpuks kalduvad noorte poiste suunas, siis ma arvan, et siit võib mängu küll ja veel tulla. Ja lendab out'i, aga riskima peab. Ja oleme tasaviigis. 7-7. Number 19 Robin Rohula on see mees, kes paneb palli mängu. Ja kombinatsioon Peip tuleb Saimre kaudu, aga ei jää maha. Ja nüüd Rikko Taylor Wardlow jäi seal Haniga natuke hätta. Kusjuures teist olukorda järjest natuke ei klapi seal midagi, et... No võib-olla Saku Tuomioaraga äkki ei ole see klapp kõige parem, et Juus jätkab. Meius võtab ilusti vastu ja noorele mehele Lafrankile sinna ja näitab Regan Rohumets, et siit läbi ei tule. Sealt ei tule niimoodi läbi. No 9-7. No tegelikult siin oleks noortel meestel enesekindlust vaja, et tegelikult seda kindlasti see tuleb ajaga, aga siin oleks võimalik seda ammutada. Kindlasti. Juus servimas. Läheb ka nagu vajutama. Läks ikka täiesti jõust panema, jah. Ja Tobias Lafranc, nagu siin juba öeldud, ka noor mees. Õige pea ilmselt 17 aastat vanaks saamas ja lööb praegu võrku. Kuidagi liiga pehmelt tahaks öelda, et eksis ka selle serviga, et ei tea, et kuidagi... No eks näita väike ärevus ole sees noortel meestel, et ega sa liigas ju nagu iga päev nagu platsil ei ole ja sul on selline võimalus ja... Täismajaga ikkagi. Jah, täismajaga ikkagi, miks mitte. Et tahaks nagu ennast heast küljest näidata. Oleks Antsi. Antsi lööb hea servi. Ja toovad Piikman komad tagasi selle mängu. Soome annab ilusti kätte Reganile, Rohumets. Ja Antsi mängib kaitses, mis teeb Patrik Saimre. Ja ei halasta. Kõrgelt lööb Saimre. Kui mu silmad ei peta, siis sealt vist löödi üle isegi, et... No kõrgelt tegelikult läks. Kõrgelt ta läks, jah. Ja Alex Antsi jätkab. Aga jaa, ikkagi 11-8 Aude poisid on ees. Ja hea serv. Ja plokk peaaegu, aga peaaegust jääb väheks. Mart Vahter napilt oli autis, et lõi. Rasmus Meius oli see mees, kes selle palli maha lõi. No nagu me tõdesime, et Tartul on ju võitu vaja. On vaja. Nad on, Pärnu on oma esikoha kindlustanud, aga ega see Tartu või noh, seal teise, kolmanda koha osas on ju kõik veel 4. koht ka veel täitsa lahtine. Nii et jah, nagu kindlasti peale nad võitu lähevad tooma. Võit on ju igas olukorras vaja, aga siin jälle... Regan Rohumets. Ja Regan võtab teise plokipunkti juba. Siin noored poisid näitavad ikka head emotsiooni ka juba, et seda on ainult lust näha, et natuke teisel pool on jällegi see asi natuke tõsisemaks läinud, vaatan meeste nägudest. Ja suusamuts hakkab pigistama. Regan paneb sellise planeeriva. Ja Ukurummi tähelepanelik pilk fikseerib ära, et out oli. Ja Lauri Sietselniks ei ole rahul praegu. Saimrele. Kõrgelt Vahter, aga ei jää maha. Ja praegu plokk võtab kinni Mart Vahter. See plokk töötab neil praegu. No poistel on tegelikult hea plokk, et seda on varem olnud ka, et võib-olla hädas olnud natukene nagu üleüldiselt, võib-olla servi vastuvõtuga, aga nagu plokk on töötanud. Ja Meius on siin kõvasti hätta jäänud, aga ongi paras proovikivi siin meie saalis ka, et noorte poiste vastu. Ja eksib praegu Patrik Saimre.
ei, tore näha, et noored poisid ka ikkagi naudivad ja lasevad ikka looma välja, kui vaja. No see aasta on neile väga palju juurde andnud. Jah, mõtled küll, et kaotusi on tulnud ja kindlasti nende kaotustega on nagu raske hakkama saada. Aga kogemusi ja need kogemused maksavad dividende. No järgmisel hooajal, suvel, Eesti meistrivõistlused on ka veel ees ju. Ja. Minnakse ju veerandfinaalis. No saab näha kellega kokku, aga ikkagi tegelikult ju hooaeg jätkub. Kindlasti. Ja laupäeval mängitakse TalTechiga veel üks kodumäng. Lepamets võtab ilusti vastu. Jääb Soome kinni seal. Nüüd 2 tõsteti järjest, Rohumetsal on natuke lühikeseks jäänud. Peale nurka välja läinud ilusti. Frank jääb, ei jää maha. Ja nüüd võtab Kerge mõõnaperiood Audepostel siin natukene. Tehakse topeltvahetus või Kargleek tuleb sisse Regar Rohumetsa asemel ja Lillipuu tuuakse sisse Mark Torman Soome asemel, ehk siis see taktikaline vahetus. Meius servimas. Ja praegu lööb ära Mati Juus selle palli. Mart Vahter läheb servima. Ja seisul 14-13. Saaremaa mees Mart Vahter. Ja juba siit näha, et kipub auti minema ja nii ta on. No servi vead jah, neid on nagu paraku liiga palju. On küll jah. Kui ikka tahad Bigpanga vastu mängus sees olla, siis ei ütleks ka, et see serv suke väga risk oleks olnud. Siin paar poissi on proovinud, aga Naaber. Ja lööb ilusti ära Mati Juus. Ja tuli sealt käte vahelt. Puges läbi see pall, et ja servimas on siis sidemängija Steven-Martti Lillipuu, Türi poiss, 16-aastane. Otsib Lafranki. Lafrank mängib seal, ei jää maha veel pall. Ai, Antsilt praegu natukene lohakalt jah antud. Ja ei tohi niimoodi eksida. Aga anname andeks praegu esimese. Ja servib number 19 Robin Rohula. Saimre võtab ilusti vastu. Nurka ja sealt tuleb Karl Kreek võimsa hüppega ja lööb selle palli maha. Ja ei saanud Läänaru ka seda kaitses kätte, liikus küll pallil alla, aga jäi püüdmatuks praegu see. Ja Mati Juus servimas. Päris hea selline sihukese planeeringu lõi sisse, kui soomlane Tuomivaara teeb sellise lahenduse, et viskab teisest pallist selle palli maha. Ja ilusti tehtud. Kuigi ise küll natuke muigas, et ei tundist päris nii välja, nagu oleks soovin. Ka Frank servimas. Lepamets natuke jääb jah kaugeks. No Trossi moodi tundus, aga pall mängitakse edasi. Ja ilusti löödud. No 17-16 on Tartu ette läinud, et Lafranc jätkab. Hästi käes. Võib-olla oli madal natukene, aga jätkub mäng. Võitlus jätkub platsi peal igal juhul. Ja nüüd lööb sealt kolme tagant Rohula selle ära. Ja Meius ka käib siin eelmist olukorda
Ukuga arutamas, et oli vist seal 2 puudet või sooja palli küsis, et seal natuke oli küll võimalik küsida, et siit otsa pealt oli seda natuke keeruline hinnata. Uus pall, seal on mingi time out võeti. Lauri Sietselnieks, jah. Ei ole nagu olukorraga rahul. Et need geimi lõpud hakkavad tulema, need mängumeeste punktid, et siin on kogemusi vaja ja kuigi ka Tartul on suhteliselt noor koosseis, siis ikkagi nagu kogemusi rohkem. Jaa, ma usun, et siin Tartul on seda kogemust küll rohkem, aga ega kogemused ka alati ei loe, et siin kui noored poisid ikkagi mõtlevad ennast siin veel rohkem käima lüüa, siis võivad need kogemused muutuda nulliks, et ma usun, et siin poistel on sisu küll, et vaatame. Ja vaatame ka seda, kas Helme Messerliiga finaalturniirile või finaalmängule 7. märtsil Pärnu spordihallis pääseb ka Bigbank Tartu. Seda näitab elu. Aga 7. märts on siis jah see päev, kui Saimre läks praegu otsima käsi, neid ei leidnud 19-16. Ja teise aja võtab Lauris järgi. Ja ei ole rahul praegu Lauris üldse poistega, et no jah, tegelikult mäng oli ju nagu saa öelda käes, aga juhiti, domineeriti, eks. Algas ikkagi audepoiste rütmiga, et siin ei ole midagi öelda. Aga ei. Praegu kuidagi ära vajunud ja natukene poisid, et siin võib-olla natuke targemalt mingisuguseid lahendusi leidma. Päris silmad kinni ei saa vajutada või selle Bigbanka vastu ka, et no ei saa kindlasti. Seal teisel pool on ka meestel juba pinge natuke maha läinud. 19-16 ja Tartu jätkab servimisega. Ja noorukene Lafranc on seal. Mitmendat, 7. servi tegemas seal. Ja jääb kinni Patrik Saimre. Ja ilmselt Saimre võetakse välja ja Neuhaus asemele, ehk siis number 6 Jesper Neuhaus saab oma võimaluse ja loodetavasti aitab praegu meeskonna sellest raskest seisust välja. Kreegile ei jää maha, lööb küll kõrgelt. Siin ta oli Kreek, näitas oma osavust, aga ei jäänud maha. Ja 3 taha. Lipu kaitses ilusti üles. Ja nüüd lööb kõrgelt maha. Karl Kreek. Ilusti Riko Ladvast sealt läks otsima ka ja sai kätte selle punkti sealt. Ja teeb vahetuse veel Lauri Sietselnieks. 17-20 seisul võtab Aleksantsi välja. Paneb servima noore mehe Eke Rahu. Pärnakas suhteliselt vähe saanud mänguaega, aga on ka väga noore mehega tegemust ja esimest aastat Audenteses õpib. Loodame, et näitab head servi. Hüppelt planeerib Ekelt. Ja paraku out, aga tahet oli ja riske peab võtma. Ja peab. Kuigi tegelikult mõlemal pool see serv on ikka päris kehva täna. Tea, kas siin saaliga alles harjutakse, aga pole näinud sukest teravat servi, et vaatame äkki siis Riko muudab seda täna, et teame, sellel mehel on üks hea purakas käes. Ja paneb ässa, jah, selline kuidagi väga kergelt see äss tuli. Oli ikka kaarekas, jah. Jah, oleks pidanud nagu reageerima. No jah, 22-7 oleme olukorras. No vajuta nüüd. Ja läks vajutama ja tuli. No eks see seis annab ka enesekindlust tegelikult seal servijoone taga, et ei pea mõtlema, et käsi väriseks või mis iganes, et turvaline edumaa 23-17 ja Vardlõu jätkab. Ja kas siit tuleb veel üks kuul ja tuleb?
Lepamets saab vastu. oi kui hästi nurka ja nüüd välja lööb ära Neuhaus. Ja siin tuleb kiitust anda ka Lillipuule, et väga hästi lükkas sinna. Kiirelt lükkas 4 ja Karl Kreek servimas. Kreek on ka väga mitmekülgsete servidega selline servivõlur. Milline tuleb praegu? Mart päästis praegu. Mart sai servi vastuvõttu kirja endale statistikasse. Kõlas nagu excellent pigem. Lillipuu. Out. Mis oli, kas oli kätest? Oli kätest, ilmselt näitab Lillipuu käsi. Ja. Näitab Uku rummi, et Uku nina all see situatsioon oli ja seal Uku ei eksi. Ei, Lillipuu ei vaidlenud ka ja. Ju ta oli siis, jah. No mis sa sellises ja oleme esimeses game pallis. Ja kas Saku lõpetab ässaga? No läks seda püüdlema, aga... Läks proovima ja ikka alla trossi. Ja Jesper Neuhaus servi joone taga. Läheb hüppel plareeriva. Ja korras. Ja lõpetab Meius. Esimene game sellega lõppenud 25-19. Lähme kiirele reklaami ja pausile, et tulla tagasi õige pea. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal.
No nii, oleme tagasi pildiga siin Põltsamaa Felix hallis, kus kodumeeskond Audentes Solarstone kohtumas Tartu Bigbankiga. Oleme teises game'is. Esimese võitis Bigbank Tartu. Võitlust oli, aga ikkagi kogenumad tõmbasid pikema kõrre. No mis Marko silma jäi võib-olla esimesest game'ist? No eks need servi vead olid seal lauda poole pealt, millega oleks saanud ikka mängus rohkem sees olla, et eks ma arvan, et siin Lauris ka ei olnud see game'i lõpu kuidagi moodi rahul, et natuke, ma arvan, seal tutistas poisse ja ma arvan, et poistel teine hingamine siin teise game'i alguses sees ka. No loodame, selles mõttes noortele meestele seda enesekindlust on vaja. Sagu Toomivaara, soomlasest sidemängija servimas, kuusutab ilusti vastu. Ei jää maha praegu Patrik Saimrel löök. Rohul hanitab, aga ka see ei jää maha. Ja praegu õnnega pooleks Mati Juus selle palli sealt maha sokutab, ütleme nii. Ja siin vaatame, Bigbank pole koosseisus mingid muudatusi teinud. Teisel pool küll nüüd alustab Kreek. Diagonaali koha peal on Karl Kreek tõesti. Ja Tartu siis raske kahurvägi on veel pingi peal. Ootamas oma aega, vaatame, kas see täna tuleb. No toovad üles noored mehed. Hästi kaitses praegu Juus. Regan Rohumets tõstab. Ei jää ka see maha seal. Karl-Erik Läänaru. Nende libero toob ilusti üles palle. Ja oleme seisus 1-1, kui Rasmus Meius läheb servima. No Rasmus Meius on tegelikult päris palju mänguaega saanud. Ja siin aina rohkem praegu on saanud ka ja kindlasti tal on vaja seda. See on nagu raske muidugi mänguaega saada, kui sul on kõrval sellised mehed nagu Martti Juhkami ja Kaibald, et nendega võidelda. Ja kõva tõestamise koht kindlasti, et eks seal trennis ka peab palju pingutama ja vaeva nägema, et sinna põhikuulikusse saada. Ja Patrik Saimre servimas. Planeeriv. Jääb tartlastel pall mängu. Ei jää Saimre paip maha seal. Tegelikult Sakul lihtne kaitsepall oli vaja üles mängida, aga ei õnnestunud nii hästi see. Ja no muidugi seal Mart Naaber teiselt korruselt selle palli sinna maha tõmbab, rehmab. Mart läks praegu Kiki Varvukile ja lükkas ära selle mehe kätesiru ulatus. Oi. Ja läheb ise servima. Mardil on ka tavaliselt on ikka väga hea serv, et on sellega väga palju pahandust teinud. Oi! Ja lööb ässa. Siukest servi mina Mardil pole veel näinud. No ja ega talle ässasid meeletult palju minu meelest tulnud ei ole, aga küll tal on piisavalt siuke nagu ebameeldiv. Lööb laperdama selle palli ja servi vastuvõtjal on raske sellega toime tulla. Jaa, hästi tantsis küll see pall praegu. Ja. Ja jätkab Naaber. Ja sinna ühe peale. Ja praegu keskelt teine Mart Vahter selle palli maha lööb. Kindlasti kõik pealtvaatajad, kes on siin Põltsamaalt, ootavad, et Tartu teeks suure vahe sisse, et äkki on võimalus ka Jakobit väljakul näha. No tegelikult seal eelmises game'is oli see vahe juba piisavalt turvaline, aga eks Alar Rikberg tee omad otsused. Kolmene blokk ja praegu lööb Juus vahet läbi. Ja ei olnud korrektselt see koos seal. Ja Mart Vahter ise servimas. Hästi käes Meiusel. Ja eksib Robin Rohula praegu. Ja 5-3 on Audentes läinud juhtima. Ja kuidagi tagant vaadatuna tundus, et läks natuke üle lausa keerama, et tahtsis liiga teravalt panna ja pani pikaks hoopis sinna. Aga peab korrektsemalt neid asju lahendama.
ei jää veel kord Rohula löök maha, anna uuesti sinna. Ja nüüd leiab selle vahe ja nüüd on see Põltsamaa halli madal lagi. Ja siin see lagi on madal. Tuleb appi tartlastele. Ja esimeses game'is ka vastuvõtt läks siin lakke ja nüüd teist korda nägime ka siin kaitsepalliga selle ära, et... Ja Rohula jätkab serviga. 4-5. Tuus saab ilusti vastu. Ja nüüd lööb täiega Karl Kreek selle palli maha. Ja jõudnud ka Riko praegu siin ilusti kõrvale ja kahe ploki vahelt sealt pall läbi tuli, et... Aga Rohula ka siin pani servil natuke juurde ja tundub, et seda enesekindlust on ka juurde tulnud, et seda on ainult hea näha. Kreek servib. Veel planeeriv Meiuse peale, aga ilusti sai Meius kätte ja... Tundus Tross. Oli täitsa hea tõsta ju ees iseenesest Vardlõu. Ja siin noored poisid vist kas hakkasid nõudma või näitasid seda emotsiooni teisele poole, et Uku Rummi siin rahustab poisse maha. Üle kätte ei läheks. Ei, aga tore on ka seda näha, et ka Bigpangal on siuke 25 pluss fänni kohal, et Tartust ei ole pikk maa tulla. No tõesti. Ja hea serv Karl Kreegil. Ja märkamatult ütleks, et 8-4 on see vahe. Nagu esimeses game'is tegelikult Aude poisid läksid ja juhtisid seal. Väga mitmekülgne et otsib igasuguseid. Lafranc jääb praegu plokki kinni. Rohula ja teeb tegelikult päris kavala liigutuse, tundus, et hakkab tõstma, aga tegelikult hanitas. Ja Kreek siin pani hübriidi, siis pani hüppelt tugevalt spinni ja nüüd veel pani niisuguse lühikese ka ette, et tõesti äge näha, et igasugused servid on tagataskust võtta, et väga mitmekülgne. Lafranc servib. No maru peale läks see vastuvõtt, ei olnud nii raske see serv. Ei on tõesti raske, et siin poisid eksisid. Ja Lauri Sietselnieks võtab aja maha ja seal andis mõned õpetussõnad ka Rohumetsale edasi, et ju siis nende tõstete jagamisega äkki ei ole rahul, aga selle eelmise olukorra juurde tagasi tulles, et poisid ei saa ikka nii lihtsalt, kui tead vahest võtab siuke asi kohkama. Eks neil ole muidugi lihtne siin rääkida, aga ongi, et kui tahta nagu neid võite noppida, siis kergeid vigu ei saa tulla. Ei saa muidugi. No enne mängu, kui ma neid intervjuusid lugesin, Lauri Sietselneks ütles, et kogu hooaja peale on ta tegelikult poistega väga rahul, et kogemust on tulnud ja kõik sellised asjad ja nagu enne me tõdesime, et need dividendid tulevad hiljem siis. Kindlasti, jaa. Frank jätkab. Lepamets võtab vastu ja nüüd ilusti tõstab puhtaks Regan Rohumets. Ja väga hästi lahendatud. No Võru meeskonnas mõlemad noorteklassis mängivad, et väga palju aastaid. No ikka tõesti palju kokku mänginud, nii et sealt on teineteise mõistmist küll ja veel. Mati Uus on servijoone taga. Ja terav serv. Ilusti kaitses üles. Sakul ilusti käed ees. Võideldakse. Läänaru annab ilusti kätte ja kõrgelt lööb ja jõus. Tundus, et Toomivaara tõstis liiga kõrgele, aga... Ja ei ulatanud Riko sealt seda... Keskmise sõrmega ta kuidagi selle sealt kriipis alla. Just. No tempomeestest on ju veel Mark Saru seal. Seal nii-öelda kraapimas jalgu, ei tea, kas on, et võib-olla tahabki kogenud mängumeest natuke puhata, et tuli ta, mäletame Portugalist ja eurosarjas juba kaasa lõi. Ja Rikol kindlasti on ka praegu seda mänguaega vaja, oli tema ka siin natuke eemal. Aga siin Rasmus Meius ilusti lahendab ära ploki ladvast. No jälle vaikselt Tartu tõuseb. Ja siin punkt haaval ikka ronivad tagasi mängu ja poistel jälle seal laudel, et kerge mõõnaperiood. Vardlõu servib.
ja karjuti sealt out, aga Arto Lepamets ikkagi seda servi vastu võtma läks. Ja kui siin ütlesin ennem, et märkamatult 8-4 Audentese poistele, siis järsku on 9-9 juba, et natuke jäi meil alguses, võib-olla nüüd ongi hea hetk rääkida eelmise game'i statistikast, et mis on ka meie laual. No suurimad punktitoojad, Mati Uus 4 ja Audentes Solarstone'is 2 oli Karl Kreek, 3 Mart Vahter, Regan Rohumets samamoodi 3. Tartu poolelt Rasmus Meius 6, Tobias Lafranc 2, Rohula Robin 2, Rico Värdlõu 3 punkti ja Mart Naaber 4 punkti. Torkab veel silma plokid 3-2 Audentes Solarstone'ile, servi vastuvõtud suhteliselt võrdsed, 36-36, servi vead Audentesel, rääkisime vigadest, 6 viga, no see on palju, vastastel 2, samal ajal kui Tartu Bigbankal oli 5 ässa Audentes Solarstone'i 2 vastu, nii et natuke servijoone taga noored poisid alla jäid. Ja kindlasti. Ja Riko jätkab siin servimist. Päris hästi sinna. Tsooni 2 riputab ja läks Mati Juus seal aitama seda servi vastu võtta, aga hästi keeras tõesti sinna. Ja. Ja nüüd läheb out'i. Ja oli näha ka, et läheb tugevamat servi vajutama, aga ei klappinud siin midagi tal. Ja Alex Antsi servijoone taga. Ja Läänerul käes. Ja nüüd läheb kõrgele, hüppab Meius ja lööb see ploki ladvast, et ilusti ei läinud alla lööma. Tuomi Vaara paneb palli mängu. No hädas natuke Saimre vastuvõtuga. Aga leiab nüüd ilusa koha sealt üles Patrik Saimre. Ilusti platsi keskele tehtud Ani tõesti. Regan Rohumets. Hea serv Reganilt. Väga hea serv. Läänaru tõstab. Lafranc lööb, ei jää maha. Audentese libero hästi tõi ära selle plokist tuleva palli. Ja Kreek üritas kätest välja saada ja Meius lööb jällegi oma võimsa löögi sealt. Ja pall jääb maha. Ei saa, noored poisid saab üles. Ei ole Juus ka rahul, et ilusti oli tegelikult seal olemas. Kuidagi vales seal kätest tal võrkas, et ei jäänud mees ise ka rahule. Kindlasti soovis selle kaitsepalli ilusti kätte mängida. Ja Rasmus Meius jätkab. Ja hästi käes. Ja praegu Kreek ilusti keeras. Praegu pikast plokist mööda. Ja väga hästi lahendatud olukord taaskord, et Saimre servimas. Ja läheb out'i. Üritab otsida Saimre neid nurkasid. Alati ei leia. Ma vaatan, mis Mart siin servijoone taga välja mõtleb, et eelmine kord lapperdas päris korralikult see serv. Ja nüüd planeeris sinna jälle. Servitsoon oli sama, aga alustas nüüd ühe pealt servimist. Ja kiire tõste ja lööb ära Juus ilusti. Servisuund oli Mardil sama tõesti. Tahtis, et vist rohkem pall tantsima hakkaks, et muutis seda pikaks diagonaaliks ära selle. Rohule ja siin eelmise olukorras ei viinud ilusti käsi üle, et pand ise ka rahul jälle. Mart Vahter. Võetakse sõrmedega vastu.
ja Rohula lööb nüüd kätest välja. Juusi kätest ja oleme seisus 14-13 Tartu poolt vaadates. Juus saab ilusti vastu, jälle kiire tõste ja lööb piki piiri. Taaskord tõste oli nii ideaalne seal ees ja piir oli vaba ja hästi vajutas piki piiri. Karl Kreek servijoone taga. Vaatame, mis ta siit 3 välja valib. Ja läheb täiega vajutama. No riske peab võtma, jah, aga nagu tõdesime, esimeses skeemis 6 servi viga Audentesel. Ja huvitav on see, et tegelikult siin neid praktiliselt kõik mängijad on selle ühe vea teinud seal, et ei ole nagu rohkem veategijaid, aga Lafranc servib. Kavalalt Juus lükkas kätest välja selle palli. Praegu tundub küll, et Bigbangal ei ole plaanis ühtegi vahetust teha, et siin... No ega praegu seis võib-olla ei, jah, selles mõttes... Mäng on üpris kontrolli all, aga siin asetuse viga Bigbanga meeskonnal. Imre Käpa terav silm näeb ära seal. Kuidagi Rasmus Meiuse suunas sõrmega näitab seal. Rohul oli vist vales kohas siin. No igal juhul... jah, müts maha nagu kohtunike ees, et tegelikult suhteliselt keeruline, aga peab ikka terav silm olema, seda kõike jälgida. Ai, muidugi. Jäänaru saab ilusti vastu keskele. Ja lööb kõrgelt ära. Ja Vardlõu, taas on ring täis ja Riiko Vardlõu servimas. Oi, kui hästi mängitud. Ja nüüd tuleb Juus sealt ja ilusti tsoonist 6. Lööb paipi maha. Ja Alex Antsi. Oleme seisus 17-16 Audentes Solarstone'i poolt vaadates. Hästi käes taaskord. Ühe vastu. Aga nüüd oli ja Meius läks ühe vastu keerama. Tahtis liiga ilusti, tundub. Ja aga Regan Rohumets on osav tegelikult ühe mehe blokis, et Juus Meius seda natukene pelgas selle asemel, et minna diagonaalis vajutada maha, läks otsima seda piki piiri. Ja, et seal tegelikult piir vist tundus, et oli päris lahti ka. Taaskord hästi käes. Ja lööb kätest auti Rohula. Ja Rohula ka siin ennast ilusti käima saanud. Servist ka seda siin juba natuke tugevamat, kui ta enne pani, et näha, et ka tema on noor poiss ja enesekindlus kasvab siin aina punkti haaval. Ja Saku oma planeeriva serviga tegi pahandust. Tõstetakse 4 ja nüüd lööb Meius ilusti ära. Ja oli küll libero seal diagonaalis olemas, aga üpris teravalt Meius selle pani ka sinna. Ja Saku uuesti servi joone taga. Planeeriv serv. Hästi käes. Ja nüüd viskab keskelt Mart Vahter ära selle palli. Ja täna on ikka Saku saanud neid palle siin oma tsooni ka, aga väga ei ole õnnestunud hetkel nende kaitsepallidega, et testitakse. Mees ise ka ei ole kuidagi rahul, et natuke pahane enda peale, et võiks öelda, et suke 4. pall juba kindlasti sinna talle. Läänaru võtab vastu. Meius ja nüüd oli Patrik Saimret, Haneks ei tõmmanud seal, Meius. Ja 20-18 Audentese poisid ees. No mängumeeste punktid, nüüd oleks vaja siit minna lõpuni.
Rikbergil pole sihukest nägu ka, et tahaks time-out'i võtta, et ilusti toob üles. hästi. Audentes Solarstone. Kas jääb maha? Käsi all, ei olnud. Ei olnud. Vilistatakse ära. Ja 21-18 teises game'is Audentes Solarstone ees. Ja noortel poistel kindlasti see enesekindlus aina rohkem kasvab praegu, et eriti siin game'i lõpus ka, et näevad, et nad suudavad olla mängus sees ja no ja praegu nägi Ukurummi, et see oli out'is, ju ta siis oli. Siin ka oleks pigem võinud plokk-kaitsega veel Bigpanga vastu üks punkt kätte saada, oleks vahe 4 olnud juba, et no see vastu Meius näitab, et seal on üks tühi koht ja panen sinna ja vahe on ainult 1 jälle, et no ongi need mängumeeste punktid, et siin need kogemused. Kõigest hoolimata Meius on saanud selliseid häid kõrgel tasemel mänge ja ka teised Tartu mehed. Ja jätkab sealt võimsa serviga. Ui, hästi ja Kreek. Nüüd kerkib Kreek kõrgele ja lööb selle ära. Kuule, siin oli isegi näha, et Lauris natuke näitas emotsiooni välja, et oli väga rahul vist. Jah. Saimre 22-20. Kõigile meeldiks, et see mäng lõpeks 3-0, et absoluutselt. Aga see vastu. No selle punkti võiks isegi Saku Toomivaarale anda, et ilusti nagu pettis ära seal, tegi sellise hämamisliigutuse ja tõstis ja, et ei lasknud sinna isegi nurka välja, et jättis sukse pooliku ja ju siis harjutatud ka seda kõvasti. Naaber. Oi kui hellalt, Mart. No oleme jälle viigis, 22-22, no pakutakse noortele meestele, nagu tegelikult pakutakse, aga no kuidagi ei võta vastu. Ei, kaval on see Mart Naaber. Ja veel kord teeb pahandust oma serviga. Ja nüüd tuleb, lööb ära. Ja aga kaitselõvi ta veel täna ei ole, et kuigi oleme tegelikult ka Mardi poolt näinud väga ägedaid kaitseliigutusi ja just neid tõsted, mida ta suudab kas või selja taha tõsta, et Mart on üks väga äge mängumees. Steven-Martti Lillipuu läheb servima. Taktikaline vahetus, seal loodetakse Steven-Martti servi peale. Ja teebki hea ja väga oi. Meius annab üle. Ui, seal olid. Jäi madalaks, võib-olla natuke Antsile see tõste. Kui sul on Vardlov vastas, siis sa pead kõrgemale andma. Ja seal Rico jälgis ka, et oleks kiirema nurka lasnud, oleks suure tõenäosusega 1-1 olukord seal tekkinud, et ja lööb Rohula, no sellises olukorras ässa. No tegelikult müts maha, midagi pole öelda, et külmavärene lahendus sinna. Väga hästi. Sinna jah, piiri äärde, et sealt Mati Juus seda kätte ei saanud. Neuhaus tuleb platsile Patrik Saimre asemele. Ilmselt servi vastuvõtu tugevdamiseks. No vaatame, kas Rohula lõpetab ässaga või jääb see pall mängu ja läks proovima. Ja piki piiri lööb Juus selle maha. Juus on hea soos, tegelikult seda peab tunnistama, et Juus praegu veab ilusti seda Audentes Solarstone'i noort meeskonda, olles kõige kogenum koos Mart Vahteriga. Ja see game juba teist korda vajutab ta sinna piki piiri siukse litri, et ja nüüd oli Juus vastas ja võtab Lafranki kinni. Ja game pall Audentes Solarstone'il 25-24. Aga kui ma ei eksi, siis Bigbank ei ole võtnud ühtegi time-out'i see game. Ju siis ei ole põhjust. Jah, Alar Rikberg on enesekindel. Vaatame, äkki Kreek üllatab siin ässaga.
ikka meeter audis. Jah, ta läks jälle mitmekülgselt tegelikult seda hüppelt planeerivad sellist hübriidi moodi asja servima. Noormees Lafranc servijoone taga. Samas jälle jätab mängu, proovi plokk-kaitsega see viimane punkt kätte saada ja pehmelt, aga näed, palju pahandust. Mis teeb? Ja vaatab ja no... ja nüüd siirdub omakorda gamepall Bigbank Tartule. 26-25. No on pakutud Audentese poistele seda game'i võitu. Nüüd saab ilusti Neuhaus vastu. Ei klapi. Ei klapi jah, praegu Rohulale. Lööb kätest ja lakke ja ei tule seda. Aga meie lähme reklaamipausile ja õige pea siis kolmas game algamas. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Tere tulemast tagasi siia Põltsamaa Felix halli, kus äsja lõppes väga pingeline game Bigbank Tartu ja Audentese Solarstone'i vahel. Tartlased paraku selle võitsid. Oleks nii tahtnud tegelikult noortele meestele Marko saada sellist õnnestumist ja ka Põltsamaa publikule, et see mäng nagu pikemaks läheks. Jaa, kindlasti. Just Marko tegelikult tõdesime, et praktiliselt täis maja on siin.
ja ma arvan, et siin on 120 pluss inimest ikka täna meil saalis, et siin mõned seisavad veel püsti ka, et jah, kui läheb Regan Rahumets servima, et siin on tagasi toodud Mark-Norman Soome diagonaali koha peale, et noh, vahetab, Lauris vahetab hästi palju, et teeb erinevaid vangerdusi, et nüüd on siis võtnud Patrick Saimre pingi peale. Ja, siin proovib ka. Ta võtab nüüd, proovib Soomet nurgaründajana. Varlau. Juus võtab ilusti vastu. Ja nüüd hüppab kõva hüppega, Kreek lööb selle palli maha. Ja Audentes Solarstone on 1-1 seisus, kui Mark-Norman Soome servimas. Ja kerkib see Kreek nii kõrgele, et ilus vaadata kohe. Meeletu hüppe on küll mehel. Läheb võrku Soome serv. Ja Bigpanga poolel siis Saku servima minemas. Ja Saku Toomivaara. Hästi Saku! Pani sukse lühikese sinna tsoon 2. Jäi hätta seal vastuvõtuga, teeni lühikese. Kolm-1 on seis. Ja otsitakse. No nüüd saab ilusti. No praegu oli seal takerdusid üksteise jalgadesse tartlased ja oli õnne praegu, aga Audentese poisid ka siin side taga, et pole vaja seda nii peale ajada, et sidemängijal oleks rohkem ruumi seal tõstmisega mängida ka, et Mart Vahter. Lafranc saab kenasti kätte. Oi. Kas läks jalg? Oi. Rasmus Meius on seal maas ja tundub, et kuidagi lendas sinna Audentese poolele. Ja väga õnnetu olukord. Jah, tõesti. No need on sellised ebameeldivad, et kui me siin tõdesime, et Kaspar Timusk, Audentes Solarstone'i kapten homme põlveoperatsioonile minekul, siis noh, neid vigastusi, no need on ebameeldivad. Need on väga ebameeldivad. Aga paraku spordi osa ja praegu kantakse Rasmus Meius platsilt ära. Loodame, et midagi väga tõsist ei ole seal. Ja saab Rasmus Meius publiku sümpaatia kaasa. Kahju loomulikult. Kes tuli asemele? Kaibalt. Number 10, Stefan Kaibalt toodi sinna. Kiiret paranemist Rasmusele kindlasti, et siin tähtsamad mängud tulevad. Et ei ole nagu midagi tõsist, aga eks näis. Vahter jätkab. Ja ei ole ju ka suuke mäng, kus tahad, et suuksed vigastused tekivad, aga üldse ei taha, et vigastused tekivad, aga väga palju ju kaalul ka ei ole. Ja just sellises süütussituatsioonis tundus, et veel ühe ploki vastu kuidagi läks seal. Ju siis läks liiga suure hooga. Mart Vahter. Mart Vahter eelmisel hooajal nagu Tallinna Ülikoolis esiliigat mängis ja nüüd siis oma debüüthooaega liigas, vist julgeksin nii öelda, et Mart minu meelest ei ole varem liigas olnud, aga siin Lauris ka näitemänguga hätta jääd. Oleks võinud natuke rohkem põlvest alla minna, oleks saanud see kaitsepalli sealt küle pealt kätte. Käsi ta korrektselt ei pandud, ise ka tunnistas. Ja Läänaru hädas. Stefan ka seal päästis. Nii, Juus mängib ilusti ja lööb. Ei jää maha. Regan tõstab veel Juusile. Ja lööb hästi. Mööda keerab seal gigantliku Mart Naaberi kombitsatest. Ja taaskord natuke see eelmises olukorras see lihtsa palli kätte mängimine, et siin Rahumets pidi kangutama. Kui sa ütlesid, et vahetusi ei tee Tartu, siis nüüd on riburada pidi neid tulnud, tuleb Jack Williams diagonaalist platsine. Jaa, tore näha. Tundus Williamsile, et on täna puhkepäev tema jaoks, aga
kiire plaanide muudatus. Võta näpust. Ja kohe esi saab tõste ka. Ja tead, ütleme külma mehe kohta, see oli ikka kõva nätakas. Tegi oma korraliku sissejuhatuse siia mängu. Ütleme nii, et tuli lõi jalaga ukse lahti. Jah. Armu ei andnud. Stefan Kaibalt servijoone taga. Mees, kes oskab ja lööb sükst väga head nagu hüppelt planeerivad. Ja nüüd lööb outi. No Kaibaldil on nagu süksed väga vastikud servid vastuvõtja seisukohast, et ta lööb, oskab sükst hübriidi lüüa, et tundub, et paneb nagu täiega, aga tegelikult laperdab, planeerib kõike seda. Ja ka temal olemas need erinevad oskused. Vastavalt vajadusel serv mängu panna, et Kreek võttis oma arsenalist nüüd selle tugeva servi paraku võrku. Kreek on hästi mänginud, midagi pole öelda, et on kerkinud täna kõrgele ja saanud plokist need pallid mööda. Oi, kui kaua oli õhus Kreek. Jah. Mis teeb Lafranc? Mardile hea julgestus. Riko. Hea tempost lahendab Riko ise ära. No nii, Mart Naaber. Jätkab oma nende selliste ennem siin Lauris ka. Tuulelohe servidega. Tahtis, et poisid oleks rohkem koos vastuvõtul. Väga hea Antsi lööb ära Regani sellise natuke kaugele jäänud vastuvõtu. Regan tõstis ka ilusti, et kui Mati Juus tänase mängu resultatiivseim, Audentes Solarstone'i mängija läheb servima. Hea serv. Ja võtavad Antsi ja Soome seal selle. Antsi käed seal olid 9-6. Ja Williams oli seal kinni, tõstab käe ka. Tõste sobis. No läks Williams samasugust vajutama, nagu ta esimese lõi. Jaa. Ju siis tundis mugavalt, aga sa olid ilusasti käed ette pandud. Stefan ise tõsta tööd tegemas. Ja praegu ilusti. Ja viskab palli mängu. Lafranc läheb kõrgelt võtma, ilusti võtab ka. Läheb Soomele. Ei jää maha praegu. Oi, oleks pidanud saama. No, ilus ani oli tartlaste, midagi pole öelda. 9-7, 7-9, kui vaadata Tartu poolelt. Ja siin Lauris läks juba ise väljakule, et no Lauris on emotsionaalne, oli ta mängijana emotsionaalne ja on emotsionaalne ka treenerina, et sealt küll tuleb ingliskeelselt otse ja keerutamata juttu. Ja Jack näitab, et ka alustab rahulikult. Ai. Ja noormees Tobias Lafranc võtab siit plokipunkti. Ja Meius tundub ikka on seal pikali maas jalg üleval, et ikkagi läks seal ikkagi halvemini kui tahtsime. Lootsin mina, et ainult kerge ehmatus, aga ei, seal on tundub midagi tõsisemat olevat. Jack taas sükse lühikese serviga. Ei jää maha praegu Antsi löök. Ja nüüd olid Soome käed seal. Võtab kinni Williamsi. Ja oleme seisus 10-8, vaadates Audense poolest. No tegelikult Marko mööna, Audentes Solarstone vääriks ühte geimi. Muidugi vääriks. Tegelikult nad on nii lähedal olnud ja tegelikult hooajal on ka neid selliseid mänge olnud, et no vaja on see kael ära murda, aga no jah, raske on, kui ise vigu teha. Just kui siuksed eksimused nüüd siin sisse tulevad, et tahtis ka vist servi järgi tundus lühikest panna sinna platsi keskele, aga jäi ikka väga lühikeseks. Ilusti on käes Juusil. Oi, kõrgelt. Ja käis laes ära, no praegu oli patuga pooleks. Aga punkt on punkt.
eks siin Bigpanga mehed natuke harjunud ka seda palle kõrgemale ajama, et see on kodusaalis neil hea mängida. Kuskilt lampide vahelt see pall tuleb, et Regan Rohumets. Williams ja no piki piiri vajutab päris ilusti. Mulle tundus out, ma tead, mis siin kohtunikud otsustavad. Me oleme otsustavad. Nurga vaie, jah. Ja näeme täna ära esimese vaide. See vist on kohtuniku enda võetud vaie. Lauris näitab, et oli sees, et mis me siin ikka vaied võtame. Aga no võtame ikka. Näitame Põltsamaa publikule, et vaie on täitsa Arsenalis. Vähemalt saab aega maha võtta seal. Kahjuks pole näidata kuskilt seda vaiet. Hea meelega näitaks kuskil seina peal. Küllap ta sees ikkagi oli, jah, et aga seal Lauris tundus ka, et kindlalt näitas. Tarkade klubi seda seal uurib ja tutkib ja toimetab selle kallal, lõikab, kleebib. Ukurummi ka väga igal juhul hoiab kõrvast kinni ja kuulab seal operaatori tähtsaid otsuseid. Ja oli. Fakt ei painuta. Ja Mr. Warlow from America. Vaatan, Põltsamaa publikul on kõik varbad ja sõrmed ka juba võetud, et hoiavad põhjalt, et kas või Jakob saaks servima minna, aga ei tea, no tegelikult seda ikka võiks ja ilusti keskele, ei jää maha. Ei jää see pall maha. Ja nüüd lööb jälle piki piiri. No piki piiri jäetakse vabaks, tõenäoliselt peabki jätma vabaks, aga siis jah. Eks siis peab kokku leppima ka libera, et kui palju seda vaja seal jätta, et praegu teine pall järjest siis. Ja 11-11, no mäng on pingeline, no kui nii võib öelda, et Gordon Vestman peal ja Gordon Piibeleht, et nii see asi käib. Nii ta käib meil jah siin, aga ei, kahju natuke noortest poistest, et pingutavad, on näha, emotsiooni on. No lihtsalt tulevad sellised väiksed ebaõnnestumised sisse ja rütm kaob ja ei ole midagi teha. Ja ega siin keegi ei halasta, et on noored mehed ja teeme mingisugust allahindlust ja las poisid nagu saavad ka midagi. Ei, siin ikka lüüakse sul kahvel kurku nagu korralikult. Ja siin ei halastata tõesti. Servijoone taga seal meil Riko, lühike. Saab ilusti kätte. Ühe vastu lööb ja nüüd lööb Soome selle jõuga ära seal. Hästi löödud. Kaivalt küll proovis saada käsi ette, aga ei. Mark Norman läheb servima. Blokk oli ühese kohta ikkagi üpris hästi seal ees, aga Soome ise tegi ka, et ja nüüd ise eksib. Vigu on palju, jah. Vigu on palju. Viimane võimalus Audentese poistel nüüd mängu natuke muuta, et ei saa serviga niimoodi eksida ka siin. Saku. Vahter võtab ise servi vastu ja lööb ka. Vaatame. No oli sees küll, jah. Jah, siin sees pall oli küll, aga mulle tundus natuke siuke hoitud pall, aga... No tõesti, jah. Aga Imre Käpa, ja aga seal näitab... Ja kaks treenerit siin. Ja Alar Rikberg Panso kooli selliseid liigutusi teeb seal, et näitab... Ja palli valeta. Ikka vist oli hoitud pall. Näitab Imre Käpale, kuidas see asi oli, et ei olnud nii. Ja Lauris pole üldse rahul ka eelmise olukorraga. Seal juba mõlemad mehed muigavad ja kohtunik seal kahe vahel ka, et ütleb, tulen eest ära, et lahendage ise oma vahel ära, et... Ja, aga sõbralik selline nöök seal käib ja see kuulub asja juurde. See kuulub asja juurde tõesti. Vahter ja serv pikki piiri sinna. Ja jääb hätta Kaibalt seal, läks nagu täiega vajutama. Hiiumaa mees Stefan Kaibalt, mänginud välismaal, mänginud Eesti koondises siin-seal. Ja nüüd siis juba mitmendat aastat Bigbank Tartus. Ja Kaibald on ka siis euromängude seal ühe statistikatabelis. Oli seal 3. kohal, kui ma eksib. Skoori mõttes oli top 6 seal, et 6 mänguga. Nii et mees oskab ja suudab vägagi skoori teha. No 15-13, noored mehed. Seekord natuke 2 punktiga peal.
Mart tuleb oma haamriga tead ja vajutab ikka sinna ära, et nüüd on jälle seal lohk põrandas teil siin Põltsamaa, Felix Hallis, et ei ole hullu, õhtul lähen teen selle augu teerulliga korra üle ja on jälle sirge. Kaibald oma ebameeldiva serviga seal. Juus võtab ilusti vastu. Ja praegu hästi. Selle kohta öeldakse, et lüüakse mütsi praegu, et jah, torni või mütsi, kellele kuidas. Vastu otsa esisse läks. Ja Kreek servimas. Et ka, et seal Bigpanga poole peal tuleb palju arutelu, et seal ka üritatakse sugust head flow'd leida oma vahel, et ja üritas see no nii. Juus, aga kuidagi see Williamsi need visked on sellised natukene kuum kartul käes ja suhteliselt kaua hoiab, aga mida meie siin sellest? Kohtunikud teavad muidugi, et jah. Siin oli teine puude oli ebakorrektne ja see läks üle võrgu ja see on reeglite kohaselt viga. Nüüd oli ilusti, ei jää maha, kuigi ilusti viskab. Jack nüüd ise siin hakkas nõudma viskamist, et läks mees närvi ja nüüd üritab Mati Juus paraku. Mida näitab Ardo Kreek Karl Kreek ja Regan Rohumets seal. Igal juhul Uku Rummiga dialoog seal on, kuigi siit tundus, et oli äkki antenni löök, aga äkki oli midagi muud. Siin tundub, et Audentese poisid ei ole kuidagi rahul selle emotsiooni näitamisega. Ega Uku ei muuda, et ei ole mõtet. Mulle endale tundub, et seal Uku nüüd võtavad ei teagi täpselt, mida siin arutatakse. Seda ei ole vaja, et tead pika diskussiooni peale Uku annab. Okei, siis mulle ikkagi tundub, et seal Jack ise ka hakkas nõudma ja see Rohumees seal vist ei kõlbanud mitte kuidagi moodi, et seal oli näha, et Jack midagi ütles pärast seda rünnakut, et kus nii-öelda tahtis ka seda viset saada, et oleks tegu on nii-öelda veaga, et ei, emotsioon käib siin spordi juurde ja kollane kaart tegelikult ei mõjuta mitte midagi. Mart Naaber nüüd pahandust tegemas ja teeb pahandust. See oli vastuvõtuga hädas, jah. Näitab Lauris, et Lepamets võtta natuke suurem vastuvõtu roll seal. Ja märkamatult jälle Bigbank peal. Hästi käes. Sai Riko käed vahele. Ja visatakse sealt keskelt. Kui ise ei löö, lüüakse sulle, et see jällegi hakkab see game'i lõpp siin tulema ja jällegi Tartu vaikselt nihkub ja nihkub ja nihkub. 18-16. Ja kahjuks ta nii ta on Audentese poolt vaadatuna, et Lauris ka natuke nõutu. Ja ilusti julgestavad Audentese poisid. Ja nüüd oli praegu mõte liikus kaasa Mati Juusiga, et väga hea lahendus seal. Jaa, tõesti hästi. Ja Mati läheb ise servima. 17-18 seisus. Ja plokk tuleb seal tantsikäed Soome kõrval. Ja väga oluline punkt Audentes Solastomile. 18-18. Hästi Matilt sinna. Ja Riko tuleb, vajutab keskelt ära. Ja Williams läheb servima, et
Williamsil on heal päeval ikkagi ka väga-väga võimas serv, et on. Peab lootma, et Audentes siin ikkagi hoiab end ise mängus, et siin lihtsalt vigu ei teeks game'i lõpus. ja nüüd lööb Soome sealt kõrgelt ära. Ja väga hästi. Ja tuleb vahetus Lillipuu Antsi asemel servima, et Laurise filosoofias Türi mees Nevermarti Lillipuu on niisugune hea servivahetuskaart. Ja läheb praegu vajutama, aga noh, jällegi riski peab võtma ja praegu on paraku nii. Ja kui need riskid ei õnnestu ka siin Bigpanga vastu. Teises game'is muuseas, mis mul on see teine game siin ees, jah, et 6 ässa lõi Tartu. Samal ajal kui Audentes oli 2, et noh, ilusti saab Soome kätte, otsitakse Soomet ja nüüd hanitab, aga hea sealt tuleb. Ja Riko näitas tuleb vastu seal 2 musta kätt ja sealt on nagu raske juba üle seda panna. Ja oli hõljus Riko seal. Ja on ta võimas. Oli tal aega seal see pall tagasi lükata. No 21-19 on seal tablool seis, mis Lauri Seetsenexile kohe üldse ei meeldi. Kindlasti mitte ja, et siin tegelikult ju 3 game'i järjest on Audentese poisid näidanud, et võiks ju tulla see game'i võit, võiks tulla 2. Aga praegu pole ühtegi veel. Ja nüüd 3. ka tagaaja rollis, game'i lõpus siin 2 maas. Vaatame siin. Juhus ka süstib poistesse seda usku, et kogenud mängumees on ja noh, nende teistega võrreldes, eks, kuigi ka vanust seal 20, 21 äkki, jah. Lepamets võtab ilusti vastu. Väga hästi käes. Ja siit tuleb nüüd Vahter. Saaremaa mees hüppab nagu üle kadakas ja lööb selle palli maha. Isegi oli aega vaadata, kuhu see pall lükata seal. No muidugi. Ei, väga hästi tehtud tõesti, et alati ei peagi seda Mardi haamrit panema siia väljakule, et muidu jäängi lappima seda põrandat pärast. Täpselt. No blokk, no nüüd oli küll. Ja nüüd 4 puudet kindlasti. Ja siit isegi meile tundus. Uku venitas selle otsusega, aga põnevust tulebki hoida. Väga hea, väga hea, väga hea. Publikule ka kindlasti meeldiks siin veel 1-8 game'iks jääda, et ka mulle endale, et sai see mäng ju siia toodud ja kõigile see väga meeldib. Ja mis saab? Nüüd on oluline see pall maha panna. Kreek on 4 peal. Ai, tuleb sealt ja Regan näitab ka, et andsin hea tõste ja tõsi lugu. Tuleb kindlasti niisuguse eufooriaga fookust ka hoida natuke Audentese poistel. Läänaru saab vastu ja toob hästi Arto üles Soomele ja läheb sinna vajutab sisse. Okei, ei ole hullu midagi. Ise ka pigistast silmad kinni, sai aru, et oleks võinud midagi muud teha seal. Aga ei, midagi ei ole kadunud Audentese poolt vaadatuna, et siin muidugi üks suure hea serviga mees on seal servijoone tagasi, eks on Riko ja ilusti on käes. Ai, millisel hetkel paraku selline. Ja siin oleks õnnestumine, ma olen mängu muutnud küll. Ja siin juhus jälle uuesti süstib poistesse seda eneseusku, et ai, saame. Väga hea, et poistel pole tuju läinud. Ilusti on käes Soomel. Hästi käes. Ja out. Ja outpall. Ja näitavad poisid emotsiooni. 23-20. No põnevust on Hitchcocki õudusfilmide selline stsenaarium. Ja oleme iga game'i lõpp siin näinud seda, et kui otsustava on siin need mängumehe punktid nii-öelda. Soome. Ja kas lööb? Mille lööb? Outi lööb? Outi paneb. No nippa-nappa, aga noh, out on out. Out on out, jah. Kurb. Siit plokk kaitsega oleks võtnud, oleks seis vastupidi, 24-23 ja. Ilusti käes. Ja nüüd lööb, kuhu lööb?
Outi ja ongi mäng läbi sellega, oi kui kahju, oi kui kahju. Ja täna nii. Täna nii, aga nägi Põltsamaa publik Eesti, no ikkagi tippvõrkpalli, liigat. Õnnitleme Bigbank Tartut. Mis siis tänase mängu otsustas, võib-olla ikkagi see, Marko, et no võib-olla see enesekindlust ei noortel äkki puudu ja oma vigu tuli. Jaa, kindlasti. Siin otsustavatel hetkedel poisid ei õnnestunud, kus oli vaja õnnestuda ja... Aga see ongi see, et kui noh, seda enesekindlust, see tuleb muidugi aastatega ja võitudega ja kõige sellega, aga lõpuks ongi enesekindlusega sind väänatakse seal ära ja nagu me nägime 2 viimast geimi, mõlemad olid ju võrdne võrdsega ja juhiti ja paraku võitu ei saavutatud. Võitu ei saavutatud jaa täna. Aga ei, kindlasti nendest poistest sisu on ja neist tuleb midagi. Aga sellega lõpetame, Marko, aitäh, edu selle põranda lappimisel siin Põltsamaal ja oli meeldiv ja loodetavasti ka teil, head võrkpallisõbrad, igal juhul Audentes mängib oma järgmise kodumängu järgmisel laupäeval Tallinnas, kui noh, nimetagem seda terbiks, kohalik vastasseis igal juhul TalTechi punkte ihkav meeskond tuleb vaatama, tuleb mängima. Nii, sellega lõpetame tänase ülekande ja kohtume juba järgmises mängudes. Ja näeme saalis, aitäh. On mängimas samuti laupäeval kodus TalTech. Ja kes on meil fännid, võite tulla ka siia pildi peale. Nii noored kui vanad, kui poisid kui virutud, kes...